Tere, mina olen Taia ja täna tuli siuke huvitav küsimus, et kuidas ma loon. Ja see sobib tegelikult väga hästi selle juurde, mis minu enda elus praegu nagu toimumas on. Ja tekkiski tunne jagada sinuga seda protsessi, mida mina olen avastanud ja mis minu jaoks on töötanud. Väga palju ise katsetamist ja põrumist. Ja ma olen praegu jõudnud enda sees siuksesse kohta, kus ma tunnen, et ma saan aru, kuidas loomine käib. Ma saan aru, kuidas loomine ei käi. Ma olen tajunud ja kogenud, kuidas see toimib kõik ja väga tugevalt kogenud ka, kuidas see ei toimi. Ja minu jaoks on see täiesti nais- ja meesenergia kasutamine. See on energiast mateeria loomine. See on ideest teostuseni jõudmine, manifesteerimine, loomine. Ja me loome kogu aeg. Erinevus on sellest, kas me loome hirmust või me loome usaldusest või me loome teadmisest. Ja hetkel minul on loomises paar sellist suuremat asja. Üks on täiesti nullist küpsemas, teine on muutumises. Ja tahtsingi jagada niimoodi vahetult kohe oma seda mõtteprotsessi, oma tunnetuse protsessi. Ehk siis panna seda natukene juba mateeriasse, ehk siis minu sees on see päris pikalt juba küpsenud. Ja on olnud momente, kus ma olen tahtnud midagi kirja panna, on olnud momente, kus ma tunnen, et ma pean lihtsalt korraks jätma kogu selle mõtte sinna paika, et laskma tal hetke lihtsalt natukene olla. Ja see on kõik osa loomisest. Ehk siis kuidas ma loon? Mina olen ära tundnud sedasi, et mul tekib sees teadmine. Mul tekib sees teadmine, mõte ja tunne, et vaat see miski saab loodud. Ja see on erinev nii-öelda mõistuses loodud unistustest või visualiseerimisest. See on kehas. See teadmine tuleb kehas. Ja ütleme, üks minu suurimaid asju, mis hetkel siukest, mida uut ma loomas olen, on see, et ma tahan luua koolitust. Ja see on selline koolitus, töötuba, selline ühepäevane kogemus, kus ma siis õpetan ja jagan oma kogemusi ruumi loomisest, ruumi hoidmisest ja ruumi lõpetamisest. Ja just nendele, kes töötavad inimestega, terapeudid, tervendajad, kes tegelevad reikiga, massaažiga, millegi iganes. Ja ma tunnen enda sees, et see on just sellistele tundlikele inimestele, nii nagu mina. Et see kõik on põhimõtteliselt oma kogemuse edasiandmine, et mida mina oma aastate jooksul, kui ma olen reikid teinud ja üldse energiatööd inimestega teinud, et mida ma olen õppinud, tähele pannud, et kuidas need protsessid kõige paremini toimuvad tervendaja enda jaoks ja ka kliendi jaoks, et ei ole, me ei lähe sinna ruumi nagu kliendi jaoks, vaid et kui meie ise oleme joondus paigas ja täiesti nii-öelda tasakaalus iseendaga, siis me suudame ka parimal võimalikul viisil olla see ruumi hoidja inimesele, ükskõik mis temast siis üles tuleb. Ja see mõte on mul tulnud mitmeid kordi ja kuna ma olen tähele pannud, et mul on tekkinud sellega seoses mingid blokke või mingid hirme, siis ma olen seda tunnet mitu korda eemale lükanud. Samas näinud, kuidas pärast selle tunde ja mõtte läbi kogemist ja ka selle hirmu kogemist mul on tulnud kliendid, kes on kas otse küsinud mu käest just nagu sellist õpetaja rolli, mis on mulle alati nagu arusaamatu või ebamugav olnud. Või siis see on lihtsalt loomupäraselt tulnud välja
vestlustes või vastuvõttudes, et ma kuidagi lihtsalt satun sellesse, et ma järsku näen, et ma õpetan inimest või ma jagan talle või ühesõnaga jah, ma õpetan teda, kuidas siis ennast rohkem vastu võtta, et energeetilisi ruume luua, kuidas neid näha, kogeda, muuta. Et see on hetkel selline asi, mis minus nagu küpsemas on. Ja praegu tegelikkuses siin video vahendusel ongi esimene kord, kus ma seda nii-öelda mateeriasse toon läbi hääle. Muidugi need kliendid, kellega ma seda tööd olen nagu teinud, ma olen pärast neid vastu võtta ja mõelnud, et okei, see on ikkagi miski, mis tahab nii väga läbi minu tulla, et ma luban sellel nagu küpsema minna. Ja see lubamine on ka, eks ju, see on kontrollimine. Ehk siis ma tegelikult alistun sellele protsessile, et ma luban seda enda nagu välja. See ei ole minu jaoks mugav, aga ma nii tugevalt tunnen, et see on miski, mis on nii-öelda mulle, mis on just mõeldud läbi minu tulema. Ja nähes neid hirme, mis on üles tulnud, teadvustades seda ebamugavust, mis on sellest ka valjusti rääkides, ma näen ära need kohad, kus ma ei usalda, kus mul on hirm, kus ongi see usaldamatus enda suhtes ja ma saan tegeleda ja see on ka osa manifesteerimisest täielikult. Kui ma seda ainult energias ja enda sees nii-öelda liigutan, ehk siis ma olen selles naisenergias ja loomise energias ja ma liuglen nendes erinevates variantides, kuidas see kõik võiks olla, milline see ruum on, kus me seda koolitust teeme, millised need inimesed on, kellega ma seda koolitust teen, millal see võiks olla, kõik need nüansid. Kui ma seda naisenergias liigutan, siis seda on väga lihtne kõik ette kujutada ja tunnetada ja neid nüansse paika panna. Aga siis tulebki see, et meesenergia on tegelikult juba töötanud selle manifesteerimise jaoks. Ehk siis minu jaoks on see näinudki välja niimoodi, et see meesenergia, minu meesenergia on loonud need kogemused, ehk siis ütleme need 4-5 klienti, kellega on läinud vastuvõtt üle koolituseks. Ehk siis ma olen saanud vaikselt kogeda seda, et kuidas on hoida seda ruumi teise koha pealt ja olla õpetaja rollis. Et muidu ma teen neid asju, eks ju, mul on omad mingid protsessid, mis on alati ka vastavalt inimese energiale muutuses, aga mul on mingid omad asjad, mis ma teen ja ma olen saanud juba need kogemused, kuidas on panna see kõik sellisesse vormi, et inimene saab seal samas kohe praktikas koos minuga seda kõike luua. Ehk siis teatud mõttes luua selline õhustik ja ruum, kus see inimene, kes soovib neid asju õppida, saaks tulla ette valmistamata ruumi ja kuidas me siis koos selle ette valmistame, mis me kõik nii-öelda algusest lõpuni, kuidas see protsess välja näeb. Nii et ma olen saanud tegelikult nagu üks-ühele seda juba katsetada ja siis minu jaoks see nagu järgmine samm ongi teha seda näiteks mingi 6 inimesega. Sest et mina tunnen, et see on ka selline nagu praktikaga koos käiv, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et on koolitussaal, me istume ja ma kuivalt räägin, sest ma tean, et mulle endale meeldib kohe läbi teha kõike, mida räägitakse, sest nii jääb lihtsalt paremini meelde ja sa saad kohe seda kõike praktiseerida. Nii et see kindlasti tuleb suures osas praktikaga ja grupitööna, ehk siis 2 koos tehes. Kui me jääme sinna naisenergiasse ja unistame seal ja iseenda sees ja loome neid visuaale ja kõike ja justkui tundub, et kõik on paigas ja me siis meesenergiat ei usalda, ehk siis ütleme, kui ma näiteks oleks tundnud ära selle hirmu koha ja ma oleks vastuvõttu ära jätnud või tutvumiskõne ajal tunnen, et see on see koht, kus ma pean õpetama ja nii-öelda mitte läinud ja vaadanud sellele hirmule otsa või vaadanud sellele osale iseendast otsa, mis tundis seda, et ma ei tea, kas ma olen valmis või mis iganes lugu sealt tuli. Ma istusin nende lugudega, ma armastasin neid lugusid, ma avasin need lood enda jaoks ja siis neid lugusid endale rääkides ma sain aru, et need ei ole tegelikult tõesed ja meil kõigil on mingi arusaam, eks ju, milline koolitus välja näeb või me oleme kõik teatud koolitusel ju, eks ju, kas või koolis nagu osalenud, et
minu vari läks kohe nagu nendesse stsenaariumitesse, et milline õige koolitus peab välja nägema. Ja see on tegelikkuses ju lõks sellele, et ma teen kellegi teise maitsega koolitust. Kuigi nagu see, mis toob need õiged inimesed sellele koolitusele, on puhtalt minu energia ja minu maitse. Ehk siis need asjad peavad klapitama teistpidi. Ehk siis meesenergia toimimist ma nägin juba siis, kui tulid need kliendid, kus ma sain vastata, kus ma sain ära tunda need hirmud, ma sain sellest läbi minna ja ma sain selle kogemuse üks ühele. Ehk siis tegelikult ma olen väga palju näinud seda, kuidas minu hing, minu energia loob mulle nagu pehmendatud kogemusi ennem kui tuleb see mingisugune suur kogemus. Ehk ma justkui nagu harjutan ennast teatud väiksemate kogemustega, et siis luua endas seda usaldust ja ruumi, et see suur kogemus vastu võtta. Ja ma olen ülitänulik, sest et nooruspõlves ma elasin väga palju oma elu pidevas siukses nagu kriisis või pidevas siukses nagu emotsionaalses tõustus ja mõõnas hästi ekstreemselt, mis tegelikult närvisüsteemile ei ole absoluutselt toetav. Nii et kõik need aastad, kui ma olen energiatööga tegelenud teadlikult, eelkõige siis iseendaga, mul on nii hea meel, et ma olen ennast nii palju tundma õppinud, et ma loon endale siukseid nagu võimalusi seda puslet omas tempos kokku panna, mitte nii jõuliselt ja ekstreemselt ja nagu nõudes ja luues ja manifesteerives ja siis pettuda, kui see ei lähe nii, nagu ma tahan ja ma olen sellega kõik läbi teinud ja see ei ole väärt seda energiat. See lihtsalt ei ole väärt seda. Ja mis mina veel panin tähele on see, et kui see esmane tunnetus tuleb, et ahah, midagi läks muutusesse või ma tunnen, et midagi uut justkui tekkis minu energiasse. Need on kõik kogemused, mis ma olen niikuinii mõeldud läbi tegema. Nii et mõtet on nende eest joosta, ma lihtsalt tegelikult nagu pikendan seda aega, kuna see kogemus minu ellu päriselt saab nagu tulla. Ja mida ma panin tähele nendel hetkedel, kus ma tundsin mingi asja ära, et ahah, et tuleb mingi muutus. See on olnud suhtedünaamikate muutumisel, näiteks tunnetades ära, et suhe hakkab lõppema, tunnetades ära, et ma hakkan kolima, tunnetades ära, et mingid siuksed suured asjad hakkavad toimuma. Need olid suured, nüüd need on läinud nagu jah, võib-olla väljast vaadates nad on endiselt suured, aga minu jaoks, kuna see reageerimine on läinud täiesti nagu nulli, siis mul on lihtsam neid vastu võtta, sest ma olen kasvatanud usaldust iseendas. Et väiksena ma kasvasin sellises keskkonnas, kus ma ei saanud kogu aeg kindel olla oma vanematele ja seega nagu oma sisetunne ja kõik see läheb ju ka lukku, eks ju. Ja nüüd täiskasvanuna oma 20. ja nüüd 30. algused on suuresti läinud selleks, et uuesti see masinavärk endas tööle saada ja see eneseusaldus ja enda sisetunde usaldus saada niimoodi tööle, et ma ei kahtle selles mitte kunagi ka kõige ebamugavates olukordades, kus varem ma võib-olla oleks teinud kellegi teise kasuks otsuse, mitte enda kasuks otsuse. Ehk siis usaldamine kehas. Kui sul tekib mingisugune tunne, sul tekib tahe, sul tekib puhas tahe enda sees, et mina tahan seda kogeda. Ja see on teadmine sinu sees, siin ei tule ühtegi lugu sulle juurde, ehk siis sa ei hakka rääkima, miks sa seda väärt oled, sa ei püüa endale selgeks teha, miks sa seda asja tahad või miks sa seda kogemust pigem tahad. Siis vari on see, mis toob sulle need vari ja need valusad kogemused ja need mineviku kogemused, kus sa oled pidanud kogu aeg seletama, miks sa midagi tahad või miks sa midagi väärt oled. Siis see tegelikkuses näitab ka ju, minu jaoks on see vähemalt olnud nagu usaldamatus. Et kas ma tõesti ei usalda, et kui see minus, see tunne või see kirg või see tahe tekkis, et see on minu kogeda. Miks ma tahan seda kohe endast eemale lükata? Ja see vastus on väga lihtne. Me tahame neid asju endast eemale lükata, sest me ei ole neid kunagi varem kogenud. Meie nagu ego ja vari on üles ehitatud meid kaitsma alati. Ehk siis temale sobiks, kui me elaks kogu aeg täpselt samamoodi, isegi kui see on lõputu
isegi kui see on, kuidas see hea väljend on, et teadmatu paradiis, aga tuttav põrgu ja isegi siis, kui see on tuttav põrgu, et vältida teadmatuse paradiisi, eks ju. Ehk siis me harjume tegelikkuses ka kõige kohutavamate situatsioonidega. Me õpime seal ellu jääma, aga elu ei ole loodud selleks, et õppida ellu jääma. See ei ole see, miks me siia sündinud oleme. Ja sellepärast ongi, eks ju, meie sisemine kompass, meie sisetunne meile antud sellepärast, et me teda usaldaksime. Aga kui see hääl on nii vaikne ja võib-olla isegi kadunud, siis esimene hääl, mis kohe selle sisetunde peale tuleb, oi ei, ma ei saa endale seda lubada, oi ei, ma ei tea, kuidas see võimalik on või oi ei, sest et see tundub ohtlik. See on teadmatu paradiis, tundmatu paradiis, piiritu, tundmatu, kõik, mis on tundmatu, on hirmus varju jaoks, sest et isegi kui ta on harjunud kogu aeg kriisis elama, ta teab, kuidas kriisis toime tulla, ta teab, kuidas end kriisis elus hoida. Nii et sa käidki neid ühte ja samu rattaid kogu aeg, mõeldes, et miks midagi ei muutu. Ja ei muutugi sellepärast, et sa oled harjunud selles kriisis olema kogu aeg ja sa ei tea, kuidas teistmoodi võimalik ja sa ei usalda seda teadmatust. Siis kuidas mina hakkasin sellest välja tulema, on see, et seda ma räägin väga tihti, ma tunnen ka vastuvõttudel kuidagi, see tuleb alati esimese asjana ülesse, et see hakkab meie igapäevaelust. Selle sisetunde hääle kasvatamine, et me kuuleksime selgelt ära, et see tunnetus tuli mul nüüd kehast, on igapäevased toimetused. Kas mul on energiat millegi jaoks teha? Kas ma vajan puhkust? Mida ma vajan? Mida ma tõeliselt praegu vajan? Kas see söök, mis ma söön, on minu jaoks toetav? Või ma söön emotsionaalselt liiga palju? Kas ma püüan mingid emotsioone alla suruda toiduga? Või millegi liigtarbimisega? Minul on väga pikalt emotsionaalne söömine väga päevakorras, sest et nii kui oli mingisugune suurem, kõrgem või madalam emotsioon, ma nii-öelda kohe tähistasin söögiga. Ja sellega kadus kogu see nagu sisetunde hääl ära, sest et oli lihtsalt harjumus, eks ju. Ja mina hakkasingi aastaid tagasi siis andma endale rohkem ruumi, et päriselt nagu küsitleda asju, ma hakkasin küsima enda käest. Sest ma olen alati kogenud seda, et küsimine kuidagi tõstatab minust selle vastuse ülesse. Ja kui sa human designis tead midagi ja generaator oled, siis generaatorina või manifesteeriva generaatorina küsimused on ideaalsed, sest need just tõstavad sinust selle vastuse ülesse. Ehk siis igapäevased väiksed valikud. Kui keegi mind kuskile kutsus, varem ma jooksin kohe läksin, kohe olin olemas, alati olin kõigile saadaval. Ma ei kunagi peatunud ennem seda, et kas ma ise päriselt tahan minna. Ja siis, kui ma kuskile läksin ja olin, siis ma mõtlesin, et miks ma pärast nii väsinud olen, miks oli mul üldse vaja minna. Ma tegin enda jaoks vale otsus, mul tegelikult ei olnud too päev võib-olla energiat, et minna. Ja see on minu jaoks nii kvaliteetne kogemus, kui ma tahan kogeda, eks ju. Nii et loomise juures minu meelest üks kõige suurem asi on see, et sa hakkadki tunnetama, mida sa vajad ja loomiseks vajalikke energiaid paika sättima. Kas sul on vaja, ma ei tea, mida iganes, tuba ümber tõsta, õue minna, mis iganes. Et täna näiteks mulle oli enda jaoks pandud kirja, et täna on mu puhkepäev ja see on nii kihvt, et endale seades, et täna on puhkepäev või täna, et millele ma täna pühendun, valides täna pühenduda puhkamisele, tuli minus üles see, et ma täna teen selle video. See on üldse planeeritud, mitte midagi, vaid ma tegelikkuses magasin päris kaua ja lihtsalt puhkasin ja olin ja järsku tuli minusse, et kuidas ma loon. Ja tuli see koolituse teema ja vääringi teema ja kanali teema. Kõik need asjad tulid minus üles, siis ma tundsin, et okei, see nüüd, et ma ütlesin endale, et täna on minu puhkepäev, see nagu aitas minu kehal ja olemusel nii lõdvestuda, et tuli läbi see, mis peab läbi tulema. Ilmselgelt see tuleb läbi minust kergusega, täpselt õigel ajal õiges kohas,
Ma usun, et sa ka tajud, et see video tuli ülesse või tuli sinu ellu täpselt õigel ajal õiges kohas, eks ju. Et see on nagu siuke sügavam usaldus, et ma oleks võinud ju vabalt öelda, et ma otsustasin enda jaoks teha puhkepäeva, siis ma ei tee täna mitte midagi. Aga see on teistsugune tunnetus, see ei ole minu jaoks praegu kohustus teha seda. Või see ei anna mulle mitte midagi või seda mul ei ole midagi mõistuse või egoga seotud nagu siia külge kinni pandud. See on lihtsalt tunne, et ma tahan seda teha. Ja ma tean, et kui mul on tunne, et ma tahan seda teha, siis tulevad kõik sõnad, õige aeg, õige koht. Kõik jookseb ise täpselt paika nii, nagu ta peab, eks. Üks asi, mis on veel olnud loomise protsessis või küpsemises, on see, et paar kuud tagasi, kuu-poolteist tagasi, tuli mul selline huvitav teadmine, et ma tahan Patreoni keskkonna, kus on väering senior, ma tahan selle kinni panna. Ja minu jaoks väga nagu kohatu ja veider taju või tunnetus, et miks ma peaksin seda tegema, et just kõik hakkas nagu seal minema niimoodi. Meil on nii mõnus grupp sinna kokku tekkinud ja järjest tuleb inimesi juurde, et miks selline mõte. Siis mõtlesin, okei, et las ta siis olla, ma vaatan, mida see tunne või taju, mis ta minust teeb, mis ta veel üles toob või mis sellega üldse on. Et ma ei hakanud temaga kohe midagi tegema, ei hakanud kohe mingit platvormi kustutama, vaid lasin selle nagu küpseda iseendas. Ja siis tuli, et ma tahan teha seal teistmoodi asju. Et see, kuidas ma olen senimaani teinud, et 2 laivi ja siis siia ja sinna mingid lisavideosid või postitusi, et see kuidagi ei ole minu jaoks enam see, mis ma tahan teha, aga samas ei ole tulnud ka midagi uut, mida ma tahan teha või mis, kuidas peaks olema. Ja siis oligi nii naljakas, et ma mäleta, kas nädal või midagi tagasi nüüd juba. Ma üks hommikul lihtsalt ärkasin, tegin YouTube'i lahti, et vaadata, mis seal nagu toimub. Läksin sinna YouTube'i nagu looja selle kuskil esilehele, kus ma oma videoid asju kõiki näen. Mõtlesin, miks ma tahan, et mul on kõik videod, kogu vääringi materjal, mis ma üldse teinud olen, on kõik YouTube'is. Ja iga kord, kui ma panen YouTube'is, ma jagan eraldi Patreoni, ma teen neid asju nagu, ma tahan neid samme vähendada, et ma tahan, et kõik oleks YouTube'is. Ja siis ma kuidagi vaatasin, et mul on nagu kanalil nii palju tellijaid, et ma saan avada ka selle võimaluse, et inimesed saavad liituda kanaliga. Ootat, aga siis ma saangi ju teha niimoodi, et kõik on seal. Ja siis ma uurisime ringi ja vaatasingi, et et kõik, mis mul on hetkel nagu unlisted, ehk siis need ei ole nagu avalikud, aga need on vääringis, ma saan need kõik panna liikmetele nähtavaks. Ehk siis kõik, kes minu kanaliga liituvad, need saavad kogu vääringi sisu, mis ma siin, kõik laivid, kõik mälud, kõik asjad, kõik saavad näha mul nagu ühes kohas. Et kellele minu kanal ja mu energia kõik nii meeldib, et saavad kõike siin näha nagu. Ja mingisuguse poole tunniga oli mul kõik see asi tehtud. See lihtsalt tuli nüüd. Siis mul oli tehtud, ma mõtlesin, okei, vau. Et jumal tänatud, et ma lasin selle lihtsalt olla, et ma ei hakanud midagi tegema selle mõttega nagu kohe laamendama või kohe mingeid asju kinni panema, et ma lasin sellel olla nagu. Ma võtsin selle teadmiseks, okei, midagi läheb muutusesse, vaatame, mis siis läheb. Ma vaatan, mis sellega veel üles tuleb, et ma nagu alistun sellele teadmisele. Ja nüüd ongi, et enamus Patreonis, kes on liikmed seal olnud, on juba YouTube üle läinud, ehk siis nagu see keskkond ise läks juba tühjaks ära. Ja nagu lihtsalt, ja see lõi ennast jälle niimoodi, et korraga tulid need sõnad, korraga tuli see energia kõik läbi, et see kuidas ei ole meie vastata. See kuidas see mingi kogemus või mingi asi lõpuks maandub. Selle loomise juures see ei ole meie teha nagu. On, aga ei ole. Et täpselt sama nagu ma alguses rääkisin, et naisenergias ma selle koolituse kohta kõigepealt nagu tunnetasin ja panin paika ja visualiseerisin ja kõik. Ja siis lasin selle lihtsalt olla, sest ma tundsin, et see ei ole veel nagu valmis niimoodi, et seda nagu tuua teie kõigi ette. Mida ta endiselt ei ole, aga siin ma olen ja räägin sellest, eks ju. Jällegi üks pusletükist, mis ma usaldan, eks ju.
ja siis tuli mängu meesenergia, millega ma nii-öelda lõin minu energia kutsus mu välja need kliendid, kes siis peegeldasid mulle seda, et kuuled, et see asi on tegelikkuses nagu väga põnev ja palun tee ära see, eks ju. Ja selle asjaga täpselt samamoodi. Ja selle vääringiga ma tunnengi, et mingid asjad seal veel küpsevad, mingid asjad on minu jaoks ka veel ebaselged, aga ma lasen neil olla, see ei tekita minus enam mingit nagu ebamugavust. Kuid mul on nagu hea meel nüüd tunda seda, et kus kohas kogu mu nii-öelda looming ja energia on paigutatud, ongi YouTube. Ja ma tunnen endas mingisugust sükest uut sädet sellele pühenduda nagu veel enam. Sest ma tean, et siin on siuke pikem paus olnud, siuke nagu täiega ümberkalibreerimine on olnud. Et jaa, nüüd on võimalik Taia Karoli kanaliga liituda. See on ka selline liikmeprogramm, kus on siis väga mitu tundi videomaterjali, kus on kõik vääringi laivid üleval, praktikavideod, niidipuhastused, kõik, mis ma üldse olen teinud, kõik on seal üleval. Ja ma ise tunnen, et mis minus on nagu paika loksunud, on see, et ma näen, et siuksed aktiveerimisvideod, mis on nagu väga kodeeritud või mitte skriptitud ei ole õige sõna, aga just kodeeritud energias, mille jaoks mul endalgi nagu sõnu on vahepeal vähe. Ma tahan need võtta eraldi videosse ja laivid jätta siukesteks nagu tervendusseanssi laivideks. Siis me tegime, kunas see oli, kas see oli märtsi alguses, tahaks öelda? Ja märtsi alguses oli ja me tegime 11 päeva lahtiühendust ja see oli nii kihvt kogemus, kus iga õhtu kell 8, ja siuke pool tundi ma lõin meile ruumi teatud energia, panin energia voolama ja valisin teatud muusika vastavuses sellega, mis meil parasjagu toimub, mis vääringis kollektiivselt toimub, ühesõnaga väga siuke nagu individuaalne, aga grupile siuke lahtiühenduse koht. Ja see oli nii kihvt, ma nii nautisin neid ruume nii enda jaoks kui ka nende jaoks, kes osalesid. Ja ma tunnen, et ma tahan vääringi laivid teha sarnaselt, et need laivid tulevad mul alati niikuinii jälle niimoodi, mingi teatud energia peale, mis kas grupis on või kollektiivselt on või mis ma tunnen, et on oluline, millega me kõik tuge vajame. Ja selle järgi tulevad laivid alati. Aga ma väga tugevalt tunnen, et ma tahan teha need tervendusseanssidena. Nii et see info on ka kanaliga liitudes sul olemas, et me teeme Zoomis. Ja siis pärast ma laen selle järelvaatamiseks YouTube'i nagu liikmetele ülesse. Ja siis aktivatsioonivideod, mis on nagu täiesti uue energia allalaadimine ka minu enda jaoks, need ma teen tavavideodena. Siis ma tunnen, et viimane, mis meil oli kurgukeskusega seotud live ja see oli nii huvitav, et ma olin teises keskkonnas üldse, kus ma tavaliselt olen, mis nagu oli okei. Siis ma tundsin, et kogu see live kuidagi nagu minu enda jaoks läks see info hästi pudruks ja kapsaks, sest mul tahtis tulla läbi hästi kodeeritud ja väga paljust ilma sõnadeta info, aga siis ma kuidagi grupilt tundsin siukest teistsugust energiat hoopis ja siis minus kuidagi need kaks asja nüüd põrkusid, et ma iseenda jaoks rääkisin kuidagi nagu segast või siukest väga seinast seina liikuvat infot, aga siis oligi niimoodi, et tagasiside ma sain nagu ka, et jälle igaüks sai sealt omale nagu nii olulist ja nii aktiveerivat infot. Aga ma tunnen, et minu enda jaoks kuidagi, ma tean, et ma saan need aktivatsioonivideod teha siis nagu väga kontsentreeritud energiaga ja väga nagu tugevad, mida siis saab vajadusel mitu korda vaadata. Ja nii-öelda need laivid teha siuksed integratsiooni laivid, et kõik energiat või aktivatsioonid, mis meil niikuinii ka kollektiivselt toimuvad, et siis hoida meile kõigile seda
ruumi, kus me saame kehas need mõnusad vastu võtta. Ja see on meesenergia kasutamine, hääle kasutamine, et nii et naisenergia mõtted ja tunded tuua mateeriasse. Ja siia lõppu ma tahaks tegelikult tuua veel ka selle, et ma tean, et minul endal oli varasemalt see, et kui mul olid ka mingid hirmud seoses mingisuguse kogemuse või asjaga, siis ma ei julgenud nende hirmude peale isegi mõelda, ma ei julgenud neid hirmusid. Nad läksid ühesõnaga kohe, et selle peale me ei mõtle, see ei ole, ei, kohe surusin maha selle. Ja mis ma tegelikult tegin, oli see, et minu väljas see energia tõusis õhku, ehk siis ta oli valmis vabanema. Ta oli valmis selleks, et mina vaataksin talle otsa, kas ma tahan seda tõde uskuda või mitte. Mitte, et see hirm tõeks saab. Aga teatud mõttes ta sai tõeks sellepärast, et ma vaataksin, otsustaksin tema üle, kas ta on tõde või ei ole, mõistad. Siis väga oluline osa loomisest on ka see, et kõik need lood ja hirmud, mis sul üles tulevad, ehk siis su energias miski sai trigerdatud sinu puhta tahte peale, siis ainuke meie ülesanne on need hirmud ja lood ära koristada. Aga mitte ära koristada selles mõttes, et me ei anna neile platvormi, me ei anna neile pinnast, vaid just, et kui nad tulevad ülesse, et me vaatame neile otsa, et me anname neile ruumi, me anname nendele tähelepanu, me kuulame nad ära. Ja sellega nad juba nii-öelda vabanevad, saavad mateeriasse. Ja nende väljarääkimine, nagu ka paljult iseendale või mina kasutasin kirjutamist väga pikalt, et ma kirjutasin kõik need hirmud ja asjad, kõik, mis ma tundsin, et mingis hetkes ülesse tuli. Ma lihtsalt kirjutasin kõik, mis tuli, kirjutasin välja. Ja tundsin seda vabanemist, ehk siis see energia materialiseerus minu väljast nagu paberile või siis arvutisse, eks ju. Ja siis see energia sai vabaks. Jälle üks kiht tuli eest ära sellelt, mida ma puhta tahtega luua tahan. Ehk siis see, et ma tahan luua, ma tunnen, et minus on nagu tahe luua endale kogemust, mida ma siiamaani ei ole kogenud. See toob üles kõik sellega seonduvad hirmud. Ja kui mina need hirmud ja lood ja asjad kõik ära puhastan, siis see tundmatu kogemus ei ole minu jaoks enam nii hirmus, vaid mul tekib usaldus, et see vastu võtta. Mul tekib usaldus, ruum ja täpselt need õiged sammud, et see vastu võtta. Ja see ongi minu jaoks loomine tema eheduses. Ei ole niimoodi, et mul on, ma siin loon ja seal kohas võtan vastu, vaid see teekond on oluline. See, kuidas ma nagu liigun sinna poole, et see kogemus päriselt maandub minu 3D reaalsusesse. See on ilus. Ja olen kogenud ka seda, näiteks ütleme ka selle koolituse puhul, eks ju, nüüd kui ma seda välja rääkisin, ma kohe tunnen, et jälle väga palju kihte langes ära ja ma ei tunne enam mingit teatud hirmu sellega, mida ma tundsin. Ehk siis, kui ma esimest korda minust tuli see teadmine, et läbi minu tuleb see koolitus ja et mina olen see, kes selle teeb ja läbi viib, eks ju, oma moodi, omas energias, siis mul oli tohutu hirm. Ma ütleks, et tohutu, aga lihtsalt väga suur ebamugavus. Ja tulid, kuidas ma teen ja millal ma teen ja kes mina üldse olen, et teha sükseid asju, eks, et ma lihtsalt siin teen mingid oma asja, et on mul ikka vaja sükest asja teha. Sest et see kogemus, see koolituse kogemus on väga erinev sellest, mida ma siiamaani kogenud olen. Näiteks kaardi lugemist tegemine oli minu jaoks väga nagu pehmendatud viis enda filmimise ja ennast vabalt tundmise osas nagu kaamera ees. Aga nüüd, miks ma tunnen, et kaardi lugemised kui sellised mind hetkel nii palju ei tõmba või ma olen nad lasknud vabaks, et kui see kaardi lugemine tahab tulla, siis ta tuleb, kui ei, siis ma ei sunni ennast. Siis ma tunnengi, et need kaardi lugemised olid siuke nagu koht, kus ma sain rahulikult liikuda sellesse,
et ma edastan infot, et ma olen järjest suurema vaatajaskonna ees, et ma ei mõtle selle peale, milline ma välja näen või oma ebakindlused või mis iganes, et ma saad aru, et jällegi nagu väiksed siuksed tibusammud. Ja nüüd mul on see, et kui ma tunnen, et ma kogen mingisugune, nagu see eelmine episood oli, eks ju, kus ma poolpimedas ruumis istusin ja olin ja vabanesin millestki, et mul selles hetkes tekkis tunne seda jagada. Ma arvan, et kui see oleks, ütleme, kanali alguses üks esimesi videosi olnud, kindlasti ma ei julgenud teha seda. Kindlasti ma ei julgenud teha seda, sest minu jaoks oli tollel hetkel kõige mõnusam ja nagu turvalisem teha neid kaardilugemisi. Ja nüüd, kui minust tuli läbi see, et vaat see on see kogemus või see on see koht, mis on oluline praegu jagada, mul ei tekkinud küsimust enam, miks on oluline jagada, mis see toob, mis sellest saab. Ma lihtsalt panin kaamera tööle ja tegin. Täpselt nii nagu see siin, eks ju. Et ma tunnen, et minus on mingid asjad, mida ma tahan öelda ja teha ja ma teen. Ja see, miks ma seda tegin, see selgub alles hiljem, miks see oli oluline. Aga ma usaldan, et see samm, mis mulle praegu anti, või mida ma endast tunnen, et on järgmine samm, et see on oluline praegu ära teha. Nii et see on täielikult siuke loomise protsess, kombineerides jumaliku naisenergia, jumaliku meesenergia, lubades neil koos tantsida. Ehk siis, eks ju, mina inimesena vastutan selle eest, et ma loon endale kogu aeg seda turvalist ruumi, et ära tunda need hirmukohad, vabastada neid hirme, kasvatada endas usaldust. Ehk siis see minu sisetunde hääl, mis mulle kogu aeg järgmisi samme näitab, ütleb, see saab muutuda valjemaks ja ma usaldan teda. Ma ei tunne hirmu enam selle osas, et mida see siis tähendab, kui ma selle sammu teen, mida see minu jaoks tähendab. Ma ei tea. Ja ta ei peagi minu jaoks midagi tähendama. Et see on väga pikk protsess olnud, kui ma seda niimoodi suurelt vaatan, aga mitte midagi võimatut, kindlasti mitte. Et see ongi puhtalt see, et kui ma ütleks siuke samm, mida nagu praegu, millega siit võib-olla edasi minna, ongi see, et lihtsalt anda endale neid hetki, kus sa lihtsalt peatud ja tunnetad ära, et mis ma täna teha tahan. Kui sul on puhkepäev, sul ei ole otseselt mingit kohustusi, valitud kohustusi, ja sa lubad endal lihtsalt puhata ja lihtsalt olla, kuidas puhkamine sinu jaoks välja näeb, mida sa tahad teha, kellega sa tahad koos olla, et sa võtad ja teed enda jaoks olulise selle, et sinu energia on oluline. See, kuidas sina ennast tunned, on oluline. Sest et see on kõige selle alus, kõige loomise alus on see, et sina tunned ennast oma kogemuses hästi. Ja et sa lubad ennast kõigele sellele, mis tahab läbi sinu tulla, sest just sinu energia on kõige õigem seda siia läbi tooma. Ja see on ka mulle endale, eks ju, usaldada enda kehas, et kui miski ikkagi läbi minu tahab tulla, siis mina olen kõige õigem inimene selle jaoks. Minu kogemus, minu energia, kõik mis töö ma olen endaga teinud või mis ma üldse siiamaani oma elus olen teinud, see on olnud kõik õige just sellepärast, et see asi nüüd läbi tuua ja just seda muutust teha või see samm teha. Et jah, nii et ma soovin sulle kergust ja selgust, võimsat sisetunde järgi loomist ja kui sul tekkis huvi selle koolituse vastu, detailid kindlasti veel maanduvad, mingisugused toredad pildid minus liiguvad selle kohta, mis ruum see võiks olla. Ma tunnen, et see koolitus esimene leiaks aset Pärnus, aga ma olen väga avatud ka mingisugustele mõnusatele ruumidele üle Eesti, kus on ülitundlikud, imelised, puhtad hinged, tervendajad, terapeudid, reikipraktikud, mis iganes. Imelised hinged, kes soovivad oma protsessi, kliendi tööprotsessi viia järgmisele tasandile, ehk siis veel võimsamalt
luua endale ruumi, enda kogemusele, kliendi kogemusele ja et nii-öelda klient saaks kogu paketi ka, ütleme, kui ta sinu ruumist lahkub, mis siis see energeetiline protsess on. Siin on väga huvitavaid nüansse, mis mina olen kogenud ja oma töös kasutusele pannud. Et paljud teist, kes te olete oma vastuvõtul käinud, olete kogenud, et ka see tutvumiskõne osa, eks ju, et ka see on teatud aktivatsioon juba ja tutvumiskõne ja vastuvõtu vahele jääv aeg on samamoodi, kus tegelikkuses meil energias juba töö käib ja ka pärast vastuvõttu mingi aeg. Et see on asi, millest ma kõigest tahan sellel koolitusel rääkida, jagada. Kindlasti ka, kuna mulle meeldib ka gruppides tegelikkuses üks-ühele vaadata, siis ma tunnen, et üks suur osa selles koolituses on kui tunda, et mis on nagu sinu nüansid, mida sina oma ruumidesse tood, sest kõigil on midagi, kuidas tema ruum on unikaalne. Et ma olen ülipõnevil selle koolituse osas. Mul on ülihea meel, 14.14 on kell. Mul on ülihea meel, et minust täna see niimoodi kõik välja tuli ja et ma selle niimoodi nüüd mateeriasse olen pannud. Põnev on näha, kuidas see loomine jätkub. Ja kui sa soovid väeslooja väeringiga ühineda, siis nüüd sa saad minu YouTube'i kanali liikmeks hakata. Kogu eelnev sisu on sul olemas ja see, mis me edasi teeme, mis sealt edasi tuleb, see on põnev meie kõigi jaoks, aga mul on enda sees nii mõnus ära tunda sükest pühendumise energiat, pühendumist oma energiale ja pühendumist kogu sellele YouTube'i kanalile. Nii et suur tänu, et sa minuga siin täna koos selle mõnusa 45 minutit, kui iganes pikk see video tuleb, minuga siin ruumis koos olid ja ma loodan sind näha läbi erinevate kanalite, läbi kommentaaride, läbi koolituste, läbi vastuvõttude, kus iganes universumid kokku viib. Kõik ilusad sulle, tubli, tšau!